Tere! Minu nimi on Maria Šahvorostova, ma räägin teile täna oma lõputööst. Lõputöö teemaks on abielukeskuse mahuline projekt Narva jõele. Abielukeskus on planeeritud Eesti ja Venemaa piirialale Narva ja Jaanilinna vahel. Vee kohale on soovitud kujundada sildhoone, mis oleks tõmbepunktina kahe suure piirkonna elanikele ning turistidele, kes soovivad oma abielu sõlmida huvitavas maalilises ajaloolises piirkonnas. Vormilt peab uus objekt sobima ümbritsevale kindluste ja sõpruse silla ansamblile, kuid samas olema omapärase arhitektuuriga. Kavandatava objekti analoogial õnnepaleega said minu projekti nimeks Õnnesilt. Olemasoleva sõpruse silla uhke nimetus hetkel ei vasta kahe riigi poliitiliste suhetele ning silt ise muutus kuivaks piiri ületamiskohaks. Seda umistavad kaubaveokid ja jalakäijatele ei ole mõeldud komfortset kõnniteed. Narva linna tulevikuplaanides on viia sõpruse sillal toimuv transiitliiklus kesklinnast mujale ning tõenäoliselt see koht vajab ka mingit uut objekti, mis omab uut funktsiooni. Mida kaugemale pealinnast, seda halvemaid tingimusi abiellujatele pakutakse, sest vastavate asutuste hooned ei ole sageli abielu sõlmimiseks spetsiaalselt projekteeritud. Nii on see ka Narvas. Sealne perekonnaseisuamet asub elumaja esimesel korrusel ja ei rahulda Narva ja selle ümbruse elanike vajadusi. Seal on kitsas ruum, hommikused pead ning autode signaalid segavad elanike. Juurdepääsuteed on halvas seisukorras, puuduvad parkimiskohad ja prügikonteinerid. Samas jõeäärne territoorium on traditsiooniline pulmade pidamispaik. Sinna sai püstitatud metallist pulmapuu. Seal toimuvad sellised pulmateemalised üritused nagu pruudijooks ning mõlema linna promenaadide alad on praegu arendamisel ja Narvas on läbi viidud ka Joaoru puhkeala idee konkurss. Rahvusvahelise abielukeskuse näitena ma tooks paralleeliks Nanshani abielukeskuse Hiinas, mis sai valmis eelmine aasta. Samuti huvi pakub ka Moskva maaliline silt, kus abielusaal asub pühani tipus oleva ellipsoodi sees. Ajalooliselt on selles piirkonnas olnud mitmeid sildu eri aegadest. Esimesed teated Narva jõele ehitatud sillast pärinevad Liivi sõjast. Tegemist oli lootsikutele ehitatud ujuvsillaga. Sõpruse silla eelkäija graniidist tugisammastega puusild sai hävinud teise maailmasõja pommitamise ajal. Praegune sõpruse silt sai ehitatud 1960. aastal. Selle kapitaalremondi käigus 2 aastat tagasi pidi laskma Narva jõe vesi alla ning selgus, et hävinud puusilla tugisambad on väga heas korras. Siit tuligi idee kasutada need toed uue jalakäijate silla ning abielukeskuse tarvis. Nüüd Õnnesillast lähemalt. Asendi plaaniline lahendus tuleneb olemasolevatest puusilla tugisammastest. Projekteeritava hoone maht asub nende kohal ning sissepääsudeks rajatakse pandused, mis toetavad mõlemale kaldale. Tähelepanu on pööratud muugavale liikumisele mõlemas suunas ning igal pool on planeeritud 20 parkimiskohta, sealhulgas ka pulmaautodele ning invaparkimiskohad. Arhitektuurse lahenduse idee tuleneb Õnnesilla nimetusest. Õnnega assotsiatsioone otsides ma jõudsin päike ja pilve ideele nagu 7 taevas. Nii saigi hoone arhitektuurses vormis kasutatud päikesekera ja abstraktse vee peal ujuva pilvekuju. Veidi futuristlik pilv toetub aga ka jalgadele, luues mingis mõttes harmoonilise õnnekuudluse. Külgvaates meenutavad need elemendid koos postidega Kihla sõrmuse kalliskivi. Hoone arhitektuurses vormis võib näha ka mehe ja naise sümboleid. Kerakujuline abielusaali maht kehastab naist ning vaatetorni osa meest. Dekoratiivelementina on nende vahel tõmmatud trossile paigaldatud ka väiksem kera, mis võiks sümboliseerida tulevast last. Pilve meenutava arhitektuurse kuju loomiseks ma otsustasin kasutada
kaasaegse kõrgtehnoloogilise kilematerjali, etileen tetrafluoroetileen, mis on ka tuntud Texloni nime all. Texlon koosneb pneumaatilistest kilepatjadest, mis on tõmmatud alumiiniumraamidesse ja kinnitatud kergele karkassile. Patju puhutakse täis madalõhkuga. See tagab soojusisolatsiooni ning tuulepidavuse. Texlon on ülimalt kaua püsiv ja silematerjal ja seetõttu on see ka ise puhastuv. Valguse läbilaskus on sellel üle 90% ning spetsiaalsete kihtide lisamisega saab selle läbipaistvusastet reguleerida. Kihtide vahele saab paigutada ka valgusteid ja selle võttega hoone saab pimeduses helendava fassaadi. Tuntuim näide Texloni kasutamisest arhitektuuris on rahvuslik ujumiskeskus Beijingis. Kandekonstruktsioon moodustub raudbetoonpostidest ning kanttoru metallkarkassist. Vahelaed ja pandused on mõeldud raudbetoonist hoonele jäikuse andmiseks. Hoone enduvad elemendid, kera ja vaatetorn on metallkarkassil klaasistusega. Funktsionaalselt on õnnesild jaotatud 2 korrusele. Esimesel korrusel asuvad sissepääsud, infopunkt, abielutseremooniate jaoks kaarsaal, ettevalmistusruum noorpaaridele ning abiruumid nagu suveniiripood, külaliste ootesaal, lillekiosk ning muud. Teisel korrusel on külaliste vaaterõdu kaarsaalile, kohvik ja banketisaal väikese lavaga, samas ka abiruumid personalile. Ning 3. element on vaatetorn vaateplatsiga. Kokkuvõtteks võin öelda, et antud teema sai valitud, kuna see piirkond on alati olnud allutanud muutustele ning tänapäeva elanike ootused ning arengusuunad soodustavad järjekordset muutmist. Ning projekti käigus sai projekteeritud abielukeskus, mis arvestab mõlema linna elanike vajadusi ning samas taotleb ka 2 riigi suhete paranemist, luues uue ühise atraktiivsustsooni.